Meie skelett koosneb mineraalist, mille nimi on apatiit. Selline fosfaatne mineraal, eks ju, biomineraal. Tegelikult kõikidel nendel selgroogside fossiilidel on ka, nad on säilinud just tänu sellele, et see nende skelett koosneb apatiitist. Kõik selle kala sugulased, kes maailmas teada on kaetud sellise apatiitse skeletiga, väliskeletiga. Ja mis on kõige veel kõige, sellel kalal ei ole apatiiti. Ühesõnaga, siin on 3 mikroni paksune niisugune süestunud kiht. Ja siin ei ole mitte grammigi fosfaati sellist. Uurimalt arutanud igasuguste kalaspetsialistidega üle maailma ja kõik vangutavad pead ja ei suuda välja mõelda, mis asi see on, et kas ta on tõesti maailma kõige esimene selline kalafossiil, kellel ei ole apatiiti. Ja siin tõeline müsteerium, et sellepärast mõtlesin, et me uurime edasi, et võtta ette, et eks sa ühte vana kala pead uurid juba, ma ei tea, mitmendat aastat, kirjutati ühe artikli ja teise ja 3. Pärast, et me tegelikult ei tea päris põhjust. Me oleme kindlad, et see apatiit ei ole tal kadunud, sest selleks peaks olema see väga rängalt happeline keskkond olnud. Aga kuna see oli kivi, siis näed, et siin ei ole mitte mingisuguseid lahustamise jälgi ega midagi.